kas pärm on hakanud paremini kohtlema sind? Tead, seni Köögis. ei ole nii palju enam probleeme olnud, jah. See kuidagi, pärmiga on nagu on parasjagu, mõni päev nagu paremini ja mõni päev halvemini, aga selliseid tõelisi läbikukkumisi pole enam olnud. Küll aga oli väga suur asi, et me muretsesime endale lõpuks pärast aastaid, tõesti nagu mitmeid aastaid selle mõtte kaalutlemist, arutamist, lubadusi, et ehk võib-olla üks aasta jõuludeks või nii edasi, et me ostsime omale lõpuks ära sellise seadme nagu KitchenAid, mis teeb mu elu nüüd tulevikus oluliselt palju paremaks. Mis seade see on nagu siis? ikka asjad, mida inimesed ostavad, teevad nende elu paremaks. Mitte alati, see pole reegel. Ei no võib-olla tõesti, aga KitchenAid kindlasti teeb mu elu paremaks. Põhimõtteliselt on see ei midagi muud kui segamismasin. Ta on nagu selline... Et see segab sind siis, sa ostsid midagi, mis veel vilguks ja saadaks erinevaid teavitusi, et sa oleksid veel rohkem hajevil suurem osa ajast. Põhimõtteliselt on tegu siis, täpsustame siis taina segamismasinaga. Ma ei tea, kas see nüüd tegi asja kuidagi selgemaks. Põhimõtteliselt on see on selline masin, mis on laua peal, sa paned sinna kausi sisse asju ja siis see masin segab selle kõik sassi ja kokku niimoodi, et sul saad tainast sellega sõtkuda. Nüüd kui ma teen saia näiteks ja on näiteks sellised tainaretseptid, mis tahavad 15 minutit või 20 minutit sõtkumist, siis ma ei pea seda enam käsitsi tegema ja frustreeruma, vaid ma panen masina lihtsalt 15 minutiks tööle, see tainas tuleb täpselt nii õige, nagu ma olen oodanud ja lootnud. Et see teeb teatud protsessi lihtsamaks, näiteks brioche'i tainast, kuhu tuleb lisada väga aeglaselt, väga korrektselt ja sõtkumise jooksul võid tükikaupa, seda käsitsi teha on ääretult ebameeldiv ja tüütu, nii et ma ei ole näiteks kunagi teinud brioche'i tainast, aga nüüd ma võtan ta üks päev ette. Ja millal sa nüüd viimati kasutasid seda masinat? Vaatan kella 2 tundi tagasi või 1,5 tundi tagasi või midagi niimoodi. No okei, et ei ole veel see uue asja tuhin üle läinud. Ei, kindlasti mitte. Ma nüüd otsingi nagu põhjust kasutada. Pigem on nagu see aeg elus, kus mitte, et nagu see asi on just koju tulnud ja nüüd sul nagu iga asja jaoks, mida sa vähegi suudad ette kujutada, et sul võiks seda vaja minna, sa üritad seda kasutada, isegi kui tegelikult päris ausalt poleks nagu. Näiteks suppi hakkad tegema ja siis mõtled segaks läbi. Mõtled mingisuguse ettekäände välja. Ma suudaks juba kujutada, sellepärast, et supp on kuum asi ja seda jahutamiseks on vaja teda segada ja ma võiksin ta sinna masinasse panna jahtu. Näiteks. Ja kohvi ja teed ja miks mitte mida iganes. Pitsat või pitsa põhjas. Ja pitsa taina jaoks on see supp. Pitsa tainas peab olema väga gluteenirikas, et ta tuleb väga nagu palju töödelda. Pitsa tainad võivadki näiteks vajada 20 minutit sõtkumist, et olla nagu head. Nii et jah. Aga mis oleks kõige piiripealsem toit, mida seal teha annaks veel, kuigi see juba oleks ilmselt natuke ebamõistlik, aga kui sa nagu väga-väga tahaks? Üks päev ma tegin, midagi ma küpsetasin. Ma üritan meelde tuletada, et mis asi see oli. Täiesti meelest ära läinud. Oli mingi tainas, mida ma reaalselt segasin selles masinas vist 3 minutit ja siis kõik muud asjad tegin nagu käsitsi selle ümber, sest seda spetsiifilist tainast. See oli, ma tegin bagetti tainast. Ja see oli selline tainas, mida tuli natukene teisel viisil sõtkuda. Seda tuli nagu venitada ja tagasi voltida enda peale ja niimoodi nagu see nii-öelda kerkimisprotsess ja see venitamisprotsess olid nagu omavahel seotud, et sa venitasid seda tainast 4 korda iga poole tunni tagant ja niimoodi 2 tundi. Et seda nagu
selle puhul oligi see, et ma lihtsalt põhimõtteliselt panin kõik need asjad kaussi kokku, lasin masinal 3 minutit läbi segada, siis ülejäänud sellest, ma ei tea, mul kokku vist kulus 5 tundi nende tegemises, kõik muud selle protsessi osad ma tegin käsitsi, oleks võinud täiesti vabalt selle taina läbi segada ka käsitsi, aga ma ikkagi otsustasin, et ma panen need kõik asjad sinna masinasse 8 minutiks, et see läbi segada. et see oli siuke stretching. Tundub, et see taigna elu on muutunud väga oluliseks osaks sinu iganädalasest eksistentsist. Tead, probleem on selles, et mul ei ole seda mujal kui siin nagu väga väljendada või välja elada. Kunagi Rainer Peterson rääkis midagi, et ta tahab teha toidu podcasti ja see oleks nagu siuke suurepärane koht, kuhu ta võiks mind külla kutsuda vahel tainast rääkima. Aga kuna seda podcasti nagu pole tulnud, siis ma ei saa teda ka kuidagi survestada ennast sinna kutsuma. Nii et nüüd ma seletan oma taina muredest siin. Ma isegi, kusjuures ma vaatan hästi palju kokanduskanaleid YouTube'is ja mul on tekkinud nagu list kokanduskanaleid, mida ma väga hea meelega tahaks jagada maailmale, ma tahaks rääkida inimestele, kui ägedad need kõik on. Aga see ei ole nagu õige podcast selle jaoks ja siis ma olen nagu mõelnud, kas ma peaksin nagu nagu vaata, ma pole ammu blogipostitusi teinud ja ma ei näe nagu ühtegi põhjust, et ma olen isegi nii kaugele tagasi langenud, et ma olen mõelnud, äkki ma peaksin kirjutama blogipostituse sellest. Et mis YouTube'i kanaleid ma vaatan kokanduse teemal. Ma olen, kerge obsessioon on tekkinud ja pole nagu kohti, kus seda välja elada. Sellepärast ma siin praegu teie aega raiskangi selle jutuga, mis ilmselt suuremat osa meie kuulajaskonnast mitte vähemalgi viisil ei huvita. Aga ma saan neile pakkuda vähemalt seda, et meie vestlus sinuga, meie hääled, see viis, kuidas me räägime, on nii meeldiv, et tegelikult võib-olla polegi see oluline, et me räägime lihtsalt taina sõtkumis. Võib-olla meie hääletämbrid ajavad söögiisu peale inimestele. Võib-olla tõesti. Ma arvan, et sa ei peaks maha matma nüüd nii kiirelt seda toidu temaatika atraktiivsust meie kuulajaskonnale, sest et kui mina kuulasin seda popkulturistide osa, kus oli külas Rainer Peterson, kus te ainult söögi tegemisest rääkisitegi, siis mulle väga meeldis see osa ja see ei tundunud nagu off-brand. Mulle väga meeldis, et seal jutt jõudis lõpuks selleni, et kas sa sööksid oma sõbra jala ära näiteks, et see oli oluline teema seal saates. Ja ma ei näinud seda tulemas, aga ometi nüüd see on mul nagu kuskil mu mälestustes on igavesti see küsimus ka olemas. Ja siis jah, et ühesõnaga ma mõtlesin, et võib-olla Patreonis näiteks on ju, meil praegu on seal väga lihtsad valikud, et sa saad kas toetada meid $1 või 3 vist oli või? Jah, 1 ja 3 on praegu. Tegelikult iga inimene saab ka ise sinna sisse kirjutada. Ta võib ka 50 eurot sinna või $. Ja, et näiteks kui keegi paneks sinna 50 eurot, ma just täna mõtlesin, et äkki me peaksime sinna tekitama mingisugused lisa toetaja tasemed näiteks, et kui sa toetad, ma ei tea, 50 euroga, siis näiteks me saadame vanakooli tigupostiga mingi aja tagant sellele toetajale postkaardi, mis on siis sisuliselt näiteks mõni pilt sinu galeriist, Ivo, sinu fotograafia galeriist ja siis selle pildi taha ma võin kirjutada mingisuguse miniteose, olgu see siis haiku või mingisugune siuke jutustus või mis iganes, et mingisugune kirjutis, mingisugune tekst. Aga nüüd, kui ma mõtlen su taigna elu peale, siis palju apetiitsem valik oleks ju maksta, ma ei tea, mis see summa siis olla võiks, jääme selle 50 euro juurde, aga iga 2 korda kuus siis sa saadad Belgiast selliseid kõvaks läinud saiu inimestele üle maailma, aga et seal on nagu see lisaväärtus juures, et see on tulnud see on sinu kätetöö, see on popkulturistide Ivo küpsetis. Seda kuidagi... Seda võib partidele visata tiiki näiteks, on ju, kui see on täiesti kiviga kõva juba. Ei tohi linde toita saiaga pargis. Lihtsalt ei, see on täiesti out. Seda ei tohi teha, sa teed nii palju liiga taimedele või nendele loomadele sellega. Ärge palun toitke parte ja luiki saiaga. Okei, no ärme siis tee seda
kokanduse update'i. tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Ashilevi. Ja te kuulete saadet Popkulturistid. Ütle mulle, Jim, kas teil on ka kuumalaine olnud? Ei midagi sellist. Natuke soe on olnud vahepeal, aga ma saan aru, et Belgias juba küünlad ähvardavad jälle nagu silda visata või? Jah, tead... Me eelmine kord nagu rääkisime sellest ja siis ma vist ei võtnud seda asja veel väga nagu tõsiselt, aga siis nüüd eelmise nädala lõpp oli ikka siuke 36 kraadi vahepeal sooja väljas ja ka toas siis, kuna mu kodu ei suuda nagu olla jahe. Ja praegu on paar päeva siin vahepeal sellist nagu hingamisruumi, et on 22 ja 23 kraadi ja siis nüüd alates kolmapäevast kuni, ja me salvestame seda esmaspäeval, kuni järgmise kolmapäevani vähemalt, ma ei tea, kui kaua täpselt on siuke 30+ kraadi kogu aeg, nii et me oleme nagu leidnud nüüd nendel kuumadel päevadel enda jaoks sellise taktika, et põhimõtteliselt magada me ei saa niikuinii, eks ole, midagi teha ka väga ei jaksa. Et me siis oleme lihtsalt vaadanud vanu filme uuesti ja ma ikka veel mängin Legend of Zeldat, kuigi mul ei ole seal enam ammu midagi tarka teha. Aga filmidena me oleme näiteks ette võtnud päris mitu Marveli filmi uuesti üle vaadanud ja ma saan aru, et see on ka teema, mis on sulle väga südamelähedane, hoolimata sellest, et sa ei ole kuumalainega sattunud kimpu. Jaa, tahaks kohe teada, et milliseid Marveli filme te siis üle vaatasite? No, me vaatasime esimese Avengersi filmi, siis me vaatasime Avengers Age of Ultron, siis me vaatasime Infinity War'i üle ja mina ei ole Endgame'i veel vaadanud, aga Eva siin üks päev vaatas. No, tähendab, ma olen seda filmi näinud, ma ei ole teda nüüd lihtsalt uuesti üle vaadanud. Me vaatasime ka Captain America teist ja kolmandat filmi uuesti. Eva vaatas ka Iron Man'i. Mina ei ole neid filme vahepeal jõudnud vaadata veel, aga küllap siin neid kuumade päevade jooksul jõuab. Ja siis me vaatasime Thori, Ragnaroki ja Dark Worldi läbi. Need on vist kõik, mida me siin vahepeal oleme vaadanud. No siis päris palju. Aga kuidas sellises kuumuses üldse saab keskenduda filmi jälgimisele näiteks? Ei peagi. Sest et need on ju Marveli filmist. Istud diivanil ja vaatad. Lihtsalt hoiad silmi lahti ja su silmad on suunatud kuskile eeldatavasti ekraani poole, aga isegi kui ei ole, siis midagi hullu ei juhtu. Ma ise arvan ka seda, jah. Põhimõtteliselt Evaga olete lihtsalt teadvusel seal Belgias, et see võib öelda, et see on see seisund siis põhimõtteliselt, et olete teadvusel. Kuuma ilmaga vähemasti minimaalselt me oleme teadvusel. Okay. See on muidugi ka omalt väga positiivne, et pole ka nagu teadvus ära kadunud. Ei, see on väga hea, see on põhiline, võiks öelda. Kes ei saanud enne sellest küünalde küsimusest aru, siis me oleme siin varem ka rääkinud, et eelmisel suvel oli Belgias nii kuum Ivol ja Eval, et nende küünlad kodus hakkasid sulama, ilma et keegi oleks neid küünlaid isegi süüdanud. Nii et Instagramis sai näha vahvaid pilte sellest, kuidas pikad küünlad olid lihtsalt kaardunud sellisteks nagu hobuseraua kujulisteks põhimõtteliselt või silla kujulisteks. Kummuli kukkunud. Olid lihtsalt kummuli vajunud kuumusest, et isegi küünlad andsid alla ja küünal, kujutad ette, on ju mõeldud selleks, et ta põlema panna. Nii et kui isegi küünlal on liiga palav, siis on võib-olla aeg Belgiast ära kolida. Aga samas, ma ei tea, kui see annab ettekäände olla niimoodi juurvilja stiilis diivanil teadvusel, vaadates läbi erinevaid Marveli filme, siis ka see on mingis mõttes kadestusväärne,
eksistents. No vot, ma ei tea, see viimased paar kuuma päeva langesid nüüd nädalavahetusele ja nüüd vist nii hästi ei lähe, sest see järgmine kuumalaine ikka võtab suure tüki mu tööpäevast ära, nii et eks näis, kuidas ma selles vegetatiivsuse eelses seisundis suudan tööd teha, et kas sellest tuleb midagi head välja või mitte. No mul ei ole jah seda, ma ei saa kuumalaine pärast kurta, kuna viibin Eestis ja siin, kui sa ütlesid kuumalaine, ma pidin guugeldama, et mida see tähendab. Kas sul ei hakanud peas kohe mängima Kurjami laul Kuumalaine Stroomi rannas, kui sa seda sõna kuulsid? Ei hakanud, kuigi ma kasvasin üles Stroomi rannas põhimõtteliselt, siis ei, see Kurjami laul ei seostunud mitte kuidagi sellega, mida sa rääkisid. Huvitav. Aga muuseas, eelmisel suvel, kui sul küünlad paindusid, oli mul ju plaanis vaadata kõik Marveli need nii-öelda igaviku saaga või Infinity saaga filmid ära, sest et ma ei olnud näinud, ma olin ainult mõnda üksikut neist näinud ja ma tegelikult ei teadnud päris täpselt, millest jutt käib, kui Anniki Lamp käis meil paaril korral saates külas või kui kinomärgiga Apelsinist Andrei Liimets külas käis, et arutada meiega Marveli filmifrantsiisi nagu sellist laiemat mõju lääne filmikultuuris ja filmiturul, et mis on need head ja halvad kõrvalnähud, mis on kaasnenud selle Marveli frantsiisi edulooga, sest et tegu on ju kõigi aegade kõige suuremat kasumit teeninud filmifrantsiisiga, eks ole. Kas frantsiis või frantsiis? Ma olen kogu aeg nii kahe vahel. Ja siis ma ütlen sükest nagu S ja Š vahelist asja. Nüüd ma sattusin segadusse, et kas on ikka inim teeninud, sest kas Star Wars siis nüüd on jäänud allapoole? No vist küll, sest et Wikipedia ütleb juba esimeses lõigus ära, et highest grossing film franchise of all time. Ja 22,5 miljardit dollarit. Wow, kaks korda suurem kui Star Warsi total gross. Wow, okei. Sorry. Ma ei tea, ma oletan, et võib-olla Star Wars näiteks ei löönud nii hullult laineid Hiina turul omal ajal, et võib-olla sealt tuleb see vahe sisse, aga ma võin ka eksida, sest et see on lihtsalt oletus. Aga Marveli filmide puhul on ju teada värk, et ka Aasia turg või üleüldse see globaalne turg on nagu väga-väga oluline turg või turuosa olnud Marveli filmide tootjatele. Tead, kuidas satub vahel Wikipedias nagu nendesse imelikesse aukudesse, kus ta enam välja ei oska minna. Nüüd juhtus täpselt seesama asi minuga selle saate jooksul, sellepärast, et üks nimekiri, mida ma vaatasin, näitab, et ühest küljest nagu jah, see Marveli kinouniversum on nagu kõige enim teeninud nagu frantsiis filmiseeriate seas, edastades nagu Star Warsi kahekordselt mingi nimekirja järgi siin, aga siis samal ajal, kui ma võtan nagu Star Warsi Wikipedia lehe ette, ütleb see, et see on 5. kõige enam teeninud meediafrantsiis läbi ajaloo ja teda edastavad vaid Pokemon, Hello Kitty, Winnie the Pooh ja Mickey Mouse and Friends ja siis on Star Wars ja Marvel Cinematic Universe on siin nimekirjas 2 korda väiksema nii-öelda teenimisega frantsiis siis kui Star Wars, nii et mul on kohe väga arusaamatu, millest siin nagu üldse räägitakse ja kumb siis on nagu rohkem teeninud. Aga võib-olla ühel puhul räägitakse ainult, eks ole, filmide teenimisest ja teisel puhul räägitakse nagu ka igasugustest merch'i müümisest ja kõigest muust, mis sellega kaasa. Ilmselt see vahe on seal. Jaa, ilmselt. Frantsiis muide, vaatasin ÖS-ist järele. Nagu ÖS ütleb, et frantsiis. Nagu tees ja frantsiis. Okay. See kõlab natuke võõralt. Nojah, aga samas... korrektselt. Mis ma oskan öelda?
ühesõnaga, ma ei vaadanud eelmisel suvel kõiki neid filme ära, aga nagu ma meie eelmises Nüüd, kui pinge on maas nimelises lisasaates ütlesin, siis nüüd ma suutsin selle missiooni lõpule viia sel suvel, käesoleval suvel 2020. Nüüd ma võin nüüd öelda uhkusega, et mul on nähtud kõik sinna Infinity saagasse kuuluvad linateosed. Pluss ma vaatasin ära ka selle kõige uuema Ämblikmehe. Ma ei tea, kas see vist nagu ääri-veeri nagu on seotud selle Infinity saagaga, aga ma ei tea, kas ta on nagu ametlikult nagu osa sellest tsüklist, vist pigem mitte, sest et seal natuke juba näidatakse elu pärast Endgame'i. Far From Home on osa sellest Infinity saagast. Aga see järgmine film enam ei ole. Võib-olla tõesti, jah. Okei, no selge. Et ühesõnaga, meie nagu varasemad arutelud ongi kuidagi käinud selle ümber, et mida siis nagu arvata sellest nähtusest, on ju, et kas need filmid on siis nagu väärt kogu seda edu, mis neid on saatnud või mitte, kas tegu on kvaliteetse filmi loominguga või mitte. Meenutame siinkohal näiteks Martin Scorsese sõnavõttu, kus ta ütles, et Marveli filmid ei ole osa kinokunstist. See lõi paar päeva sotsiaalmeedias laineid ja siis see unustati. Aga arvamusi on mitmeid, sest et Marveli frantsiisi näol on tegu sellise nähtusega, mis ei pea sulle tingimata isegi huvi pakkuma selleks, et sa ikkagi sellega ühel või teisel moel peaksid tegelema. Et kuidagi, kui sind vähegi huvitab filmikunst, siis sa pead olema ikkagi kas või ääri-veeri kuulnud Marveli filmidest ka. Ja kui sa oled neid näinud, siis sul on ilmselt isegi veel kuidagi jõulisem arvamus sellest kõigest, sest et inimesed kipuvad olema ikkagi küllaltki kirglikud nendest filmidest rääkides. Nad siis kas teevad hästi kirglikult maha neid filme või siis hästi kirglikult kiidavad neid. Ja ma olen olnud siiamaani siuke nagu uudishimuli kuulaja, eks ole, paneme saate märkmetesse ka meie varasemad osad, kus siis vastavalt on külas olnud Anniki Lamp ja Andrei Liimets. Neid osi on kokku 3, kus saab siis sellise hea ülevaate kõigest, mis me varem oleme selle kohta rääkinud, aga te ei ole kuulnud minu arvamust. Ja selleks on see tänane osa siin. See on just kui meie selle Marveli kinouniversumi frantsiisi siiski, vabandust. Nüüd viimane faas, see ongi see endgame, kus nüüd lõpuks kõik need niidid jooksevad kokku ja me saame lõpuks aru, mis on mis. Täpselt. Nii et kas sa tahad kuulda minu lühikokkuvõtet, et mida ma arvan Marveli filmide igaviku saagast nagu üldiselt, et mis see nagu kokku siis nagu on? Ma tahaks nagu saada sinult seda, kas pöial püsti või pöial maha, nagu üleüldist arvamust ja siis ma tahaks nagu, et sa ütleks, et kas see siis on kino või ei ole. Kas see on kinokunst, ütleme siis niipidi. Nii, okei, siis vastus esimesele küsimusele on pöial püsti. Väga hea. Ja vastus teisele küsimusele on jah, on küll kinokunst. Võime ka laiendada, aga võime ka siin lõpetada. Ei, laiendame, ma arvan. Eriti kuna see on meie endgame, vaata. Jaa. Et pole mõtet nagu üle korrata seda, mis on juba räägitud varasemates saadetes, seda kõike saab igaüks ise järele kuulata. Aga
mis ma uut oskan lisada omalt poolt, on see, et minu meelest Marveli filmid olid natukene nagu, see oli võib-olla ainus sihuke frantsiis või ainus sari, mis sai aru sellest, mida tänapäeval inimesed üldse nagu armastavad vaadata või mis kujul nad armastavad vaadata lugusid. Ja see praegune domineeriv formaat ilmselgelt on seriaalid. Me räägime väga palju rohkem juba aastaid seriaalidest kui erinevatest filmidest. Ja väga palju rohkem räägitakse seriaalidest kui ühesõnaga, et on palju tõenäolisem, et mingis seltskonnas, ma ei tea, kas kellegi sünnipäeval või mingil muul kogunemisel, mingil hetkel hakkavad inimesed omavahel arutama, et mis sarju keegi on vaadanud, kui et mis raamatuid keegi on lugenud või milliseid uusi albumeid keegi on avastanud. Need vestlused toimuvad ka, aga on tõenäolisem, et see, mis inimesi tõeliselt huvitab ja see, mis neid kuidagi liita võib ootamatult, on mingisugune jagatud huvi teatud žanri seriaalide vastu ja mingisugune sarnane või siis just risti vastupidine arvamus mõnest uuest seriaalist, mida kõik sel kuul nüüd siis juhtumisi vaatasid. Ja Marveli filmisari, see Igaviku saaga on minu meelest põhimõtteliselt seriaal. See on seriaal, millel on olnud meeletult suur eelarve, mistõttu on seda tehtud nagu eriti suurel skaalal, rääkides kogu sellest visuaalsest teostusest, arvutigraafikast, mida seal on kasutatud, lokatsioonidest rääkides ja nii edasi, näitlejatest on ju loomulikult, sest et seal on umbes kõik kuulsad näitlejad, kes üldse olemas on, kõik mängivad selles saagas ja kuskilt on vaja ju, kuidagi moodi on õnnestunud neile maksta palka. Et see suure joonelisus toobki mind selle teise küsimuse juurde, et kas tegu on kinokunstiga. Et ma arvan, et jah, on küll just nimelt selle tõttu, et see on nagu tänapäeva siukse vaatemängulise kinokunsti tipp ikkagi. Noh, ei saa üle ega ümber, et ma tahaks näha, mis teos nagu üle trumpab nüüd lähiajal need filmid, et kunagi, millal see oli, mingi 13 aastat tagasi umbes tuli kinodesse Avatar, eks ole, ja võttis endale sellise suurima vaatemängu tiitli, eks ole, ja oli seda ka väärt mõnda aega, aga ma ütleks, et Marveli saaga, mis kulmineerus siis Endgame'iga, on ikkagi nüüd selle krooni nagu enda pähe pannud ja täitsa õigustatult. Et seriaalid ju ka on mõnes mõttes nagu siuke, kuidas öelda, siuke nagu iganädalane lohutus või siuke nagu mõnus mõnus hea nagu tuttav auguline kampsun, mille sa selga tõmbad iga kord, kui natuke nagu jahedaks läheb, et see on miski, mille sa teed nagu enda omaks ja mis saab osaks sinu igapäevasest elust. See mõnes mõttes nagu see ei pruugi olla kõige tähtsam asi su elus, on ju, aga see on lihtsalt miski, mis tekitab sinus hea tunde, ma ei tea, tunnikeseks näiteks, kui sul on igav või kui sa ei jaksa mõelda mingitele teemadele, et tegu ei ole millegagi, mis võib-olla nagu defineerib sind inimesena lõpuks ja kuidagi nagu näitab sulle kätte, et mida sa ise võib-olla elus tahaksid teha või mis on sinu unistused või mis iganes, et see ei pruugi üldse olla nii grandioosne ja sellepärast ma ei arva ka, et Marveli filmid tingimata on nagu midagi nii tähtsat, et see nagu nüüd, et ma tahan ka olla nagu raudmees või midagi sükest, et see ei ole nagu üldse see, et see ei ole nagu see žanr ja ei pea tingimata minema nagu otsima sealt mingeid teab mis nagu sügavaid elutõdesid,
aga ma olin lihtsalt väga üllatunud, et vaata, ma olin üks nendest veidrikest, kes läks vaatama Infinity War'i ja Endgame'i, olemata näinud neid varasemaid filme üldse. Ja mul just hiljuti Inglismaal oli vestlus ühe väga suure Marveli fänniga, ühe näitlejaga, kes ka vestluse käigus ütles, et ma tahaks ette kujutada seda inimest, kes nagu läheb ainult neid viimaseid osi vaatama, nagu ilma et oleks varasemaid näis, ma olin nagu, et ma olin see idioot nagu, et ma tegin seda ja siis ta küsis, et okei, aga et kuidas siis tundus? Ja siis ma ütlesin talle, et noh, tunduski kuidagi nii, et kõik oli lihtsalt täiesti pinnapealne ja mõttetu tegelikult või noh, kuidagi nagu, et seal, et see Infinity War ja Endgame on kokku võib-olla kuskil 5,5 tundi, on ju. Kokku need moodustavad nagu ühe sellise kulminatsiooni, ühe kulmineeriva lõpuosa sellised 2 poolt, eks ole, on ju, et Infinity War'i peal lõpus jääb see lugu nagu pooleli ja Endgame'is siis sõlmitakse kõik lahtised otsad kokku, aga kokku see on nagu üks suur sihuke lõpuakord. Et tõepoolest nagu ilma selle eelneva, ma ei tea, mitu filmi seal on, 25 või midagi sellist, on ju, et varasemaid filme nägemata on need lõpuosad tõesti nagu lihtsalt sihuke nagu kostüümide karussell või midagi sellist, et sa lihtsalt nagu näed erinevaid kostüüme siuh-säuh ekraani ühest servast teise nagu lendlemas, erinevad asjad plahvatavad ja niimoodi 5,5 tundi ja kellelgi pole isiksust, mingit vahet ei ole, kellel mis võimed on, kellelgi käsi helendab punaselt, kui ta oma peopesa avab, keegi laseb võrku oma peopesast, keegi laseb silmadest laserit, vahet ei ole, noh, et kokkuvõttes on lihtsalt nagu mingisugune mis iganes, noh, see on lihtsalt nagu mingisugune virvarr. Ja olles näinud neid varasemaid osi, oli mu kogemus täiesti 180 kraadi teistsugune, sest nüüd järsku muutusid nii paljud kohtumised ja pilgud ja ma ei tea, repliigid kõnekaks, oluliseks, isegi liigutavaks, naljakaks ja nii edasi. Ühesõnaga, neist tegelastest olid saanud mu sõbrad, nii nagu seriaalide puhul juhtub, et sa hakkad nagu kaasa elama erinevatele karakteritele, nende käekäigule ja sa kuidagi saad aru väga paljudest asjadest, mida ei jõuaks nagu hiljem poole tunniga nagu lahti seletada, et sa juba tead, et see, et mingi asi juhtub, tähendab tema jaoks midagi väga konkreetset, midagi väga erilist või midagi talle väga omast, on ju, ja kellelegi teisele see tähendab midagi muud. Eks et lõpuosas Infinity War ja Endgame tõepoolest ei seletatud ju mitte midagi enam, seal ainult tegutseti. Ja kui sa ütlesid, et see Infinity War või oli see Endgame, et see oli nagu su elu suurim kinoelamus või see oli kõige lõbusam kinoskäik ja see tundus mulle nagu sihuke nagu täiesti üllatav statement tol hetkel, sest et ma nagu üldse ei saanud aru, et kust see elamus sai tulla. Et siis nüüd ma mõistan, nüüd ma täitsa kujutan ette, et millise elevuse ja rõõmuga võis publik fännidest koosnev nagu saalitäis rahvast vastu võtta sellise vaatemängu, see on vägev. No see Endgame ju ise nagu see oligi nagu see payoff ja sellepärast oligi nagu nii suur elamus, et seda kõik oli nii kaua oodatud ja olidki sellised momendid, noh, need olid ju väga teadlikult tehtud momendid, et kui üks hetk Captain America võttis Thori haamri kätte ja see juhtus siis nagu kogu saal lihtsalt nagu rõkkas kaasa selle momendiga ja see oli arusaadav, sellepärast et me olime näinud selle tegelase arengut läbi nende filmide, kusjuures nüüd vaadates üle näiteks neid Captain America ja Avengersite filme, seda on väga huvitav tegelikult jälgida nagu teadlikult nüüd tagasi vaatavalt nende erinevate tegelaste neid arke ja kasvamisi ja muutumisi, sellepärast et see tõesti, see on nagu sari, sa ei vaata seda ühe filmi kontekstis, ühes filmis võib-olla midagi ka natuke muutub ja mõni film on selle arengu poolest tähtsam kui teine ühele või teisele tegelasele, samamoodi nagu iga sarja osad, eks ole, keskendutakse eri osadele.
siis noh, näiteks Captain America puhul vaadates sellest, et kuidas ta algab nagu sellise the perfect soldier, eks ole, ja täidab käske ja on väga nagu kuulekas ja tal on ebamugav vaadata kõrvale või vaadata teisiti ja Tony Stark algab, eks ole, sellise nagu reeglite rikkujana ja tal on väga ebamugav see, et üldse nagu noh, järgida midagi, mida keegi teine ütleb. Aga siis noh, ütleme umbes seal kuskil nagu noh, esimeses Avengersis on see nagu väga selge juba, aga Captain America hakkab juba nagu natukene teistmoodi mõtlema ja siis tekib kogu see Civil War osa ja kuidas nad nagu kuidas on näha, et nagu on pooled on pöördunud, et Tony Stark on näinud, et sellel nagu lähenemisel, mis on nagu nii kontrollimatu, sellel on väga halvad tagajärjed ja tema pöördub nagu rohkem selle poole, et me peame ikkagi kõike seda kontrollima ja palju rohkem olema kuulekamad, aga samal ajal, eks ole, Steven Rogers, siis Captain America on näinud seda, kuidas see süsteem võib nagu petta ja on nagu tagurpidi jälle pööranud ennast nagu selle suhtes ja on just see, kes nagu eemaldub sellest süsteemist, mida poleks nagu oodanud ja kõik sellised asjad toimuvad nagu mitme filmi vältel ja selliste hästi pikkade arkidena ja seetõttu ongi nagu just need lõpud on selles suhtes väga nagu võimsad kogemused selle tõttu, et need kõik asjad tuuakse nagu kokku. Ma väga vabandan, nüüd ma lähen vahepeal panen oma saia ahju. Ivo ütles, et ta läheb vahepeal paneb oma saia. Kas ta ütles ka ahju või ta ütles lihtsalt, ma panen oma saia? Mida see tähendada võis? Ma kujutan nüüd ette, et kui Thanos on päriselt olemas ja ta praegu teeb selle sõrmenipsu, et mis siis, kui praegu Ivo läks, ütles, et ma lähen panen oma saia ja läks siit minu kaamera vaateväljast välja ja muutuski tuhaks ja nüüd sekundi pärast hakkavad lendlema siin Ivo kaamera ees siuksed väiksed tuhatükikesed ja mina jään ootama. Algul ma arvan, et Ivol läks sai kõrbema, et sellest need tuhatükid, et ta tegi ahju ukse hooga lahti ja siis sealt tuli siuke tuhapilv välja, mis rändas alt köögist üles korrusele Ivo stuudiosse. Aga siis möödub 5 minutit, möödub 15. Siis ma juba helistan Belgiasse, teen kauge kõne, ütlen, et operaator, ühendage mind Belgiaga, mul on vaja rääkida Ivo Krustokiga, kes teenib truult Euroopa Liitu. Kas ma saaksin temaga rääkida, ta ütles, et ta läheb, paneb saia ja võib-olla ta ütles, et ahju, aga võib-olla ka mitte, aga kindlalt ütles ta, et ta läheb, paneb saia ja siis ta tagasi ei tulnudki. Huvitav, kas Ivol, ei tea, kas ma lähen panen saia, äkki see on mingisugune, äkki see on mingi kood, äkki see on mingi kood, kui äkki Ivo sai mingisuguse teate, et ta peab minema ja veenma näiteks mõnda ministrit, et ta ei astuks lennukile, et ta ei lendaks kliimakonverentsile, sest et Ivo sai infot, et seal koha peal on ökoterroristid, kes võib-olla tahavad sellele ministrile anda pärmi. Ja võib-olla see pärm ei tohi jõuda üleüldse Euroopasse. Sest et kui see pärm jõuab Euroopasse, siis Ivo ei saa mitte kunagi oma sõtkumismasinas teha enam normaalset saia. Võib-olla see pärm on mingisugune võõrliik. Ja mis siis edasi võib juhtuda? See pärm, kui see on juba kord pandud saia sisse, hakkab inimest muutma. Ja see hakkab seda inimest muutma niimoodi, et ta muud ei tahagi teha, kui sõtkuda tainast ja toota maailma juurde veel saia. Ehk siis see pärm põhimõtteliselt koloniseerib kõigepealt Euroopa ja siis juba ülejäänud maailmajaod.
aga võib-olla see ei olekski nii halb. Sest et see on ju teada värk, et ühel hetkel on vaja teatepulk üle anda järgmisele võidukale liigile. Inimkond ei ole igavene, ei peagi olema. Enne meid olid näiteks dinosaurused, nemad ei söönud saia. See ei puutu asjasse. Igal juhul. Mis siis, kui pärm on järgmine võidutsev liik? Kas pärm hakkaks tegema ka podcast'e? Kas pärm korraldaks maailmasõdu? Kas pärm ehitaks püramiide? Kas need püramiidid oleks tehtud saiast? Küsimusi rohkem kui vastuseid. Ivo ei ole ikka veel tagasi tulnud, millest ma järeldan, et tõepoolest Thanos tegi oma sõrme nipsu ära. Kes ei tea, mida see tähendab, sellele inimesele ma ütlen, et hakka vaatama Marveli igavikusaaga filme. Neid on kõigest 25, võib-olla 23, üle 20, ühesõnaga. Hakka otsast vaatama. Alusta Raudmehest. See on väga huvitav film. Seal saab näha, kuidas vangi pandud mees klopsib kokku käepärastest vahenditest sellise rauast kostüümi. See näeb päris lahe välja. Ja siis lõpuks jõuadki selle hetkeni, kus tehakse üks sõrmenips, mis muudab väga paljude tegelaste jaoks, muudab nende jaoks kõik. Aga ma näen, et Ivo tuli tagasi siiski. Sa lahutasid vahepeal meie kuulajate meelt, ma saan aru. Ma arvan, et ma raputasin maha need viimased inimesed, kes veel millegi pärast meie saatesarja kuulavad. Väga hea. Ma ei tunne ennast väga hästi pärast seda monoloogi, aga ma arvan, et ma ei tea, aususe huvides on võib-olla parem see lihtsalt sisse jätta. Ei ole vaja, et keegi arvaks, et ma olen kuidagi, ma ei tea, parem jutuvestja, kui ma väidan end olevat. Kindlasti on minul vähemalt huvitav kuulata, mis sa siin vahepeal rääkisid. Liigume edasi. Kuidas siis saiaga lood? Tead, väga ilus nägi välja enne, kui ma tahju panin. Ma loodan, et kui tahjust tuleb, näeb ta veel ilusam välja ja kõik toimib täpselt nii, nagu ma loodan. Kes tunneb huvi saiade vastu, siis ma teen praegu Jaapani piimasaia. See on loodetavasti väga hea. Okei, nii et sa panid saia ahju. Ja. Nii et minnes sa ütlesid, et ma panin saia ahju, mitte lihtsalt, et ma panin saia või ma panen saia. Ma ei tea, ma arvan, et ma ütlesin, et ma lähen panen saia ahju, aga võib-olla ma eksisin kuidagi sellel lause esitamisel. Aga üks asi, mis Marveli filmide puhul mulle veel sarja nagu seda seost toob ja miks oli nagu väga huvitav kuulda, et sa selle nagu välja tõid, on see, et mitte iga osa ei ole päris nii hea kui tervik. Sellepärast, et ma olen üsna kindel, et kõiki neid filme tasub ühe korra vaadata ja ma arvan, et nad on nauditavad, kui neid ühe korra vaadata. Siis mõned filmid, ma tooksin eriti esile näiteks Captain America teist osa, mis oli vist äkki mingi Dark World, eks ole. Thori teine osa, Dark World. Ei olnud väga lahe film teist, või ütleme, ma nüüd vist nägin seda 2,5 korda või ma olen seda nagu osaliselt vist näinud vahepeal ka, aga nüüd me vaatasime teile algusest lõpuni ära ja ma ütleks, et ta ei ole nagu nii hea film.
või ütleme, nii oluline lüli kogu selles loos, et teda oli nagu huvitav vaadata küll ja eriti huvitav oli teda esimest korda vaadata, aga ma ütleks, et ta läheb minu jaoks sinna kategooriasse, et noh, et kogu see tervik, kogu see sari, et noh, mõni osa on nagu selline, mis väga teravalt meelde ei jää ja see on okei. Ma kuidagi nagu see ei too kogu seda sarja või kogu seda filmide nagu kogumit minu jaoks kuidagi allapoole, see lihtsalt noh, ongi nagu kuidagi loomulik selline ebb and flow, kui sa vaatad nagu sarja, nii et see kandub filmidele väga, väga hästi üle. Ja noh, ma ei ole nõus ka selle Scorsese väitega, et tõeline filmikunst on see, kus on päriselt midagi kaalul ja et sul on seal mingisugused suured, ühesõnaga mulle jäi jah nagu see kriitika justkui meelde, et Marveli filmid on, et seal ei ole nagu midagi kaalul tegelikult, et see on lihtsalt sihuke nagu on tükk aega möödas sellest, kui ma seda viimati lugesin, aga see oli vist see peamine etteheide, et sealt ei ole nagu midagi võtta või noh, et seal ei ole midagi, mis jääks kuidagi kestvalt sulle nagu mis räägiks sulle, et seal ei avane ühtegi uut mingit nagu elutõde näiteks või et seal ei ole nagu mingisugust et see ei ole selles mõttes sihuke süvakunst, on ju. aga ma ütleks, et seal on nagu täitsa piisavalt kaalul ja seal on täitsa piisavalt sellist nagu närvikõdi ja ka traagikat ja žanrile kohaselt see kõik ei ole võib-olla nii raju ja kuidagi ränk, kui ütleme nagu Buffy vürtsikamates teostes, aga sellegipoolest on see kõik seal olemas, tegu on nagu ennegi sai räägitud sellise tänapäeva mütoloogiaga, et need on meie tänapäeva mütoloogilised kangelased ja seal on ka täitsa need vana aja mütoloogilised kangelased olemas nagu Thor ja Loki, on ju. Et ega ühesõnaga, et on ju mingi põhjus, miks me ikka ja jälle jutustame järgmistele põlvkondadele muinasjutte edasi, miks me räägime endiselt müütidest, miks meid huvitab antiik-Kreeka kultuur ja sealsed mütoloogilised tegelased. Et see kõik on ajahambale nii kaua juba vastu pidanud ja on tõestanud ennast oma ajatuses ja sellepärast me paigutame sellega väga kerge südamega nii-öelda nagu kõrgkultuuri riiulile või pjedestaalile, et Marveli filmide puhul muidugi on väga-väga vara öelda, et kas see kõik veel ajahambale ka vastu peab, et kas me isegi näiteks, ma ei tea, 10 aasta pärast enam tahame vaadata tegelikult seda igavikusaagat näiteks, on ju. Ma arvan, et pigem tahame, aga kunagi ei tea. No huvitav on ju tegelikult täna ka see, et kuna see saaga on kestnud nii pikka aega, siis esimese ja viimase filmi vahel on 11 aastat. Ja Iron Mani esimene film, millest kõik alguse sai, tuli välja aastal 2008 ja ma ütleks, et see on siiamaani üks paremaid filme kogu selles saagas ja tõesti nagu vaadatav korduvalt ja väga hästi tehtud film. Jaa, nõus. Et tulevikku me keegi ette ennustada ei suuda ja eks see kõik selgub, et mis nendest filmidest saab või mida need hiljem tagasi vaadates kultuurilooliselt meile nagu ütlevad tänapäeva kohta või mis need filmid nagu väärt on selliste kultuuritekstidena tulevikus. Aga sellepärast ei pea praegu üldse muretsema, me saame analüüsida seda, kuidas see praegu meid kõnetab ja ma ei näe midagi halba selles, et meile tehakse suurejoonelisi, vaatemängulisi muinasjutte, mis sobivad nii lastele kui täiskasvanutele sisuliselt, mis
mõningateks üksikuteks tundideks viivad meid kaugetele planeetidele, teistesse reaalsustesse, panevad meid ajas rändama ja panevad meid mõtlema, mismoodi seiklevad erinevad mütoloogilised karakterid nii siin maa peal kui ka, ma ei tea, kvanttasandil Quantum Realm, on ju, kus sipelgamees tegutses ja nii edasi, et see kõik on meelelahutus ja sellisena väga mõnus. Jällegi, loomulikult siin on juures kõik need muud ilmingud ja kõrvalnähud, mis puutub sellesse, kuidas üldse filme rahastatakse tänapäeval ja kuidas noh, ühesõnaga, et kuidas seal valitseb sihuke nagu suur ebavõrdsus või et asjad on nagu oluliselt muutunud võrreldes sellega, kui ma ei tea, 70-ndatel autorikino Ameerikas näiteks tõeliselt õitses ja nii edasi, et see on eraldi diskussioon, eraldi nagu rubriik kogu selle asja juures, aga praegu puhtalt nagu elamuse põhiselt rääkides, ma ütlen, pöial püsti. Mis olid sinu jaoks võib-olla kõige sellisemad suuremad tipphetked selles filmiseerias ja võib-olla ka sellised filmid, mis sulle vähem meeldisid? Mind lihtsalt huvitab selles mõttes, et kas see meil ühtib ka või et on see sellised, tulevad siit välja mingid sellised objektiivselt nagu paremad filmid või on see ikkagi nagu nii palju selles kinni, et millised karakterid või milline lähenemine sulle rohkem või vähem meeldib? See on kindlasti, ma arvan, et nagu need filmid pakuvad piisavalt palju sellist, piisavalt palju valikuid tegelaste koha pealt ja lugude koha pealt, et siin tõesti paljuski sõltub kõik inimese nagu maitse-eelistustest. Kui ma mõtlen nagu sellise suurejoonelise vaatemängu peale, siis Avengers Age of Ultron ja siis kindlasti need viimased filmid Infinity War ja Endgame olid sellised noh, olid selles saagas nagu sellised suurteosed või sellised nagu tõeliselt suured vaatemängud, mis veel hiljemgi kuidagi meelde tulid. Kui mõelda muudele aspektidele, siis on tegelikult nagu peaaegu kõigis filmides oli mingisugune nagu eripära, mis mulle ka meeldis, näiteks isegi nagu Sipelgamees, kes nagu esteetilistel põhjustel oli mulle väga vastukarv, nagu ma sundisin end vaatama neid filme, sest et ma kuidagi, see algab juba sellest nimest Sipelgamees, selles on midagi nii vähe kutsuvat mu jaoks. Et ma ei tea, võib-olla on asi selles, et see kuidagi paljastas minus mu peidetud, ma ei tea, sükse nagu mingi alfa-isase kompleksi või midagi. Ei, ma ei tea, et kuidagi, et mulle tundus, et kui superkangelased muidu, noh, nad on ägedad sellepärast, et nad on millegi poolest nagu, ma ei tea, suuremad ja vägevamad kui tavalised inimesed, siis nagu mõte sellest, et mingi mees saab olla pisike kui sipelgas, on nagu vastand selle. Et see kuidagi tundub nagu, et miks see lahe on. Et noh, okei, seal on nagu erinevaid võimeid tal või mingisuguseid oskusi, mis teevad ta eriliseks ja nii edasi. Aga lõpuks ma isegi suutsin nagu Sipelgameest mingil määral hinnata, sest et nagu selles tegelaste galeriis muutus see tegelane jälle nagu, ta oli täitsa omal kohal, sest et tema isiksus oligi nagu teistsugune kui teistel karakteritel, ta oli nagu natuke ta oli nagu vähem selles kambas, ta oli nagu vähem, ta oli nagu see mingi ebapopulaarne uus õpilane kuskil koolis, kes nagu tahab ka nagu jalkamänguga liituda või midagi sellist ja mingil hetkel inimesed avastavad, et tegelikult ta on tegelikult päris lahe tüüp nagu. Et seal oli nagu oma võlu, noh, ma ei tea, Captain Marvel, mis kinos vaadates oli jälle nagu täiesti siuke nagu tühi elamus mu jaoks, muutus nüüd ühtäkki isegi nagu täitsa nagu liigutavaks isegi, mis on täiesti nagu, ma olen väga üllatunud, et selline sõna üldse mul seostub nüüd selle filmiga, aga kuidagi see põhi nagu moraal seal, et kuidagi, et noh, et inimese
see, mis teeb inimese vägevaks, on see, et kuigi inimene teab, et ta saab lüüa ja et ta seisab silmitsi nagu ületamatute raskuste ja takistustega, siis ta ikkagi tõuseb püsti. Saad aru, et isegi seda teades ta ikkagi tõuseb püsti ja proovib uuesti, et see mõte iseenesest oli väga ilus ja mõjus mulle isegi liigutavalt. Ma ütleks, et pigem ongi niimoodi, et siin on mõnel tegelasel on täitsa mitu filmi selles saagas, on ju, mis on nagu talle pühendatud. Et siis võib nendest valikutest võib võtta, et noh, selle tegelase filmides oli võib-olla see film natuke nõrgem kui need teised, aga kui ma mõtlen nagu nende komplektide peale nagu tervikuna, et nagu see Iron Mani komplekt, Thori komplekt, Captain America komplekt ja nii edasi, et need kõik olid omal kohal. Ma ei viskaks sealt mitte midagi välja. Ma olin väga üllatunud, et Hulk näiteks nii ägedaks ja nagu kuidagi, ma ei tea, kaasakiskuvaks karakteriks osutub, sest jällegi Hulk näiteks on alati tundunud mulle lihtsalt täiesti nagu isiksuseta, lihtsalt mingi roheline mürakas, kes nagu möirgab ja lõhub asju. Ja täpselt selline ta oli ka Infinity Waris Endgame'is ja kuna ma polnud näinud varasemaid filme, siis ma ei teadnud, et seal taga on tegelikult nii liigutav lugu jällegi või et ta on nagu keegi, kellele nagu, kes mõnes mõttes on isegi nagu võib-olla üks kõige liigutavamaid karaktereid nagu kogu selles kambas. Ja noh, kuna lapsest saadik on Ämblikmees olnud mu lemmik superkangelane, siis need Ämblikmehe filmid on mulle eriliselt meeldinud, sest et need on ühtlasi ka žanriliselt natuke teistsugused, on ju, et nad on natuke siuksed nagu, ma ei tea, noorte komöödiad või midagi sellist, nagu, kus nagu vaata, küll on mingid lahedad nagu nohkarid, kes käivad koolis ja siis kellelegi meeldib mingi tüdruk ja siis on mingi jama ja siis juhtub nagu totakaid asju, aga see kõik kokku on nagu lahedas stiilis tehtud. Et kuidagi siuke, et ühesõnaga, Guardians of the Galaxy nagu, noh, midagi pole öelda, see on nagu nii, jällegi nii nagu cool, eraldiseisev selline nagu filmisari selles suures igaviku saagas, eks ole, kus on lihtsalt nii äge muusika juba alustuseks. Ma olen nüüd ka Guardians of the Galaxy soundtracki vinüüli omanik. Asi on jõudnud nii kaugele. Kas vinüülikaanel on ka kassetipilt või? See on siuke eriti huvitav. Ei ole, seal on need karakterid, ei ole kassetipilt, aga see seostub üleüldse tegelikult järgmise teemaga, mida ma täna tahaksin suga arutada, aga me sinna alles jõuame. Ühesõnaga, nii et nagu väga, väga laiali valguv vastus, mille võib kokku võtta sõnadega, et kõik meeldis. Kuigi tegelikult nagu loomulikult see nõudis kokkuvõtmist ja sükest nagu natuke sükest enese sundimist ka, aga suuremalt, enamalt jaolt ma ütleks, et see oli lihtsalt nagu lihtsalt meeldiv ajaviide, mis oli kohati suurejooneline ja uhke ja kehvematel hetkedel oli võib-olla lihtsalt nagu süke, noh, jättis külmaks, aga kui võtta nagu, ma ei tea, teha mingisugune nagu süke ajajoon, kus peal jookseb siis see nagu elamuse nagu kõrg- ja madalpunkti, selle vahel siuke nagu kõikuv siuke joon nagu jookseb seal, et siis ma ütleks, et pigem ma olin seal nagu keskel või siis nagu kõrgemal suurem osa ajast. Et tegu on mõnusa sarjaga, mis on kindlasti nagu omamoodi suur saavutus üleüldse. Ma nüüd tunnen muidugi, et ma olen omajagu kehvem mees kui sina, sest minul on sellest kogu saagast 2 filmi puudu. Mina ei ole kunagi vaadanud filme The Incredible Hulk ja Ant-Man and the Wasp, nii et nüüd ma vist pean võtma need kuumad päevad, mis sees on, et ka need siit vahelt ära ikkagi vaadata. Oled mind inspireerinud, et see samm lõpuks ära astuda. No tore, sest et Marveli filmid, need on ju need filmid, mis vajavad hästi palju promo veel. et jumala eest keegi vaataks neid filme, et keegi need filmid ära vaataks, et need on hea meel, ma olen suutnud inspireerida. Eelmises rubriigis ma mainisin, et see Guardians of the Galaxy soundtrack vinüüli kujul
on ühtlasi seotud meie teise tänase teemaga ja nüüd ma teen selle teema avalikuks. See teema on see, et läksin mina, see ei ole teema pealkiri, see on juba see teema sisu. Sissejuhatus. Ma lihtsalt hüppasin üle pealkirjast, aga et pealkirja paneme siis lõpus võib-olla, aga igal juhul läksin mina ühte vastavatud plaadipoodi, mis asub Telliskivis, mille nimi on Terminal, mis on väga meeldiv, selline avar poekene, kus saab osta kohvi ja saab istuda maha, saab osta teesärke ja värki, on isegi sihuke väike bändi lavakene seal olemas ja on väga palju vinüüle. Ja seal poes kõiki neid erinevaid plaadikaste läbi lapates ma jälle kuidagi nagu taipasin, et ahaa, et need plaadid, mis esimesena mu pilku haarasid või minus nagu sükest nagu elevust tekitasid, olid jälle nagu need vanad süüdlased, kes alati esile kerkivad. Kohe, kui seal tuli, ma ei tea, kõigepealt seal vaatas vastu mulle Depeche Mode, on ju, siis ma nägin seal Talki albumit, Laughingstock, siis ma nägin seal The Cure'i, ma nägin Morriseid muidugi, ühesõnaga kõik need nimed, mis mind läbi elu on ikka saatnud. Ja siis ma sain aru, et ma ei saa osta neid plaate. Ma ei saa osta Talki, Laughingstocki, kas sul ei ole raha? Millal ma seda kuulan? Küsimus ei olnud rahas ükskord elus ometi, vaid küsimus oli selles, et ma hakkasin nagu peas tegema, ma võtsin peas oma kalendri lahti. Mõtlesin, et millal mul päriselt tuleb see õhtupoolik, kus ma saan, ma ei tea, lamada maas ja nutta oma kurva elu pärast ja kuulata siis neid soundtrack'e, mis väga hästi nagu neid pisarakanaleid lahti keeravad. Nagu näiteks Talki, Laughingstock, mis on üks kaunemaid albumeid üldse, mida ma tean. Väga selline nagu sügavasse melanhooliasse ja ma ei tea, mingisse nagu sisemisse igavikku juhatav album. Millal ma seda kuulan? Ja siis ma järsku sain aru, et üleüldse mul on mingisugune nagu probleem olnud kodus, et mul on jube raske, ma nagu kui mul on keegi külas või kui me oleme perega kodus, siis ma nagu tahan panna midagi mõnusat mängima vinüüli pealt, aga ma ei saa. Sest et mul ei ole midagi sinna panna, sest et riiulilt vaatavad vastu just nimelt sellised plaadid. Ja ma pidin ühtäkki muutma oma või ütleme nagu update ima oma plaadi ostmis harjumusi. Ja ma sain aru, et seekord ma pean siit poest, kui ma üldse siit midagi kaasa võtan, siis ma pean siit võtma kaasa selliseid albumeid, mida ma saan teistega koos kuulata, mida ma saan teistega jagada niimoodi, et inimestel ei hakkaks halb mu seltskonnas. Et midagi ei krigiseks kuskil nurgas, et keegi ei halaks, kuskil ei uluks, kuskil nurgas, on ju. Ühesõnaga, ma räägin nagu, et see muusika ei kõlaks nii, nagu keegi uluks kuskil nurgas, mis on nagu ilmselt nagu 89% mu plaatidest. Ja ma viisin koju siis hoopis ühe sükse Motowni kogumiku, kaheldes väga-väga oma otsuses, sest et ma polnud nagu sellist valikut kunagi teinud, osta nagu mingit seltskondlikku muusikat, siis ma viisin koju Lady Gaga, kõige uuema albumi Chromatica, mida ma olen väga palju kuulanud oma tütrega ja mille puhul ma teadsin juba ette, et see mulle meeldib. Ja siis selle sama Guardians of the Galaxy soundtracki. Ja tead, see oli nagu üle pika aja üks õigemaid otsuseid, mis ma olen kunagi teinud, sest nii hea oli kodus kõike seda mõnusat muusikat teistega jagada. Kõigil oli hea olla, kodus oli hea atmosfäär, tuju püsis üleval ja kuidagi keegi ei lamanud põrandal ma sain nuttes. Nagu aru, et jah, ja siis ma saingi aru, et okei, et ma võin oma seda nagu
pisarakiskumismuusikat ju ka edaspidigi nagu hankida ja nii, näiteks täna on mul olnud siuke päev, kus ma olen saanud järjest Morriseid kuulata, aga see on sellepärast, et ma olen nüüd üksi kodus ja neid päevi on väga vähe, kus ma saan üksi vedeleda oma vinüülimängija ees, kus mul ei ole mingeid muid kohustusi ka. Nii et ma ei tea, kas see on miski, mis nagu kõlab sulle tuttavalt, sinul on minust rohkem vinüüle, ma arvan, mulle tundub, et sa ostad neid tihemini kui mina. Mina ostan aastas võib-olla mingi 5 vinüüli või midagi sellist. Aga kas sa oled kas sa oled need mõtted juba ammu nagu läbi mõelnud enda jaoks, et muusikat peab olema kodus igasugust ja eriti peab olema kodus varuks muusikat, mida on hea teistega jagada? Tead, selle teadmiseni jõudmine võtab ikka omajagu aega, ma ütleks, et see on selline küpse vinüülikuulaja teadmine ja kindlasti minul kulus selleks väga palju aega ja ka mina jõudsin sinna kuidagi niimoodi arusaamisega, et ma ostan mingeid väga spetsiifilisi plaate, mida ma ostan sellepärast, et ma justkui nagu mõtlesin, et okei, vinüüle ma ostan, et need peavad olema mingid eriti olulised plaadid, et need on nagu mingi spetsiifiline nagu oluline plaat, ta on justkui mingisugune minu elus mingisugune tüvi album ja nüüd ta on mul kodus olemas, aga see ei tähenda, et ma teda kunagi tahaks väga kuulata ja tõesti ka minul on see probleem, et minu tüvialbumid võib-olla ei ole sellised, mida kõik minu ümber olevad inimesed nagu kogu aeg naudiks või eriti sellised albumid, mida paneks mängima, kui on külalised ja tahaks seda muusikat ka teistega jagada. Nii et ka mina olen täpselt samamoodi jõudnud sellele arusaamale, et ma nagu võin küll neid tüvialbumeid nii-öelda osta, aga teisalt ma pean nagu, kui ma tahan seda meediumi kasutada, siis ma pean muretsema ka plaate, mis on, ütleme, kui meil käis Vaiko Eplik külas, siis ta rääkis sellest, et muusika täidab mingit funktsioone, eks ole, et muusikat kirjutatakse mingit eesmärki ikkagi täitma, eks ole. Ja ma olen nagu püüdnud ka vinüüle ostes nagu jälgida seda, et mul oleks tegelikult ka muusikat, mida sobib taustaks kuulata, muusikat, mida sobib tantsimiseks kuulata, muusikat, mis on lihtsalt mõnus nagu meeleolu muusika, eks ole, kui on sõbrad külas ja siis muidugi ka neid albumeid, mida ma tõesti armastan ja tahan võib-olla üksi kuulata ja mida teised võib-olla nii väga ei naudi. Aga see on tõesti nagu tegelikult väga teadlik otsus, mille sa pead tegema, sa pead kuidagi nagu, vinüül ei ole tänapäeval ju põhiline muusika tarbimise viis enamike inimeste jaoks. Ei ole ka minu jaoks põhiline muusika tarbimise viis. Ja selleks, et kuidagi seda tasakaalu saavutada, sa pead nagu tegema teadlik otsus, et ma ei kasuta seda nagu mingit spetsiifikat, et vinüül on mul ainult sellist albumite jaoks, et see võib olla täiesti fine, aga siis sa pead ka arvestama sellega, et tõenäoliselt sa ei kuula seda väga tihti, et need vinüülid istuvad sul rohkem paigal ja see ettekujutus, näiteks mis minul oli täiesti selge ettekujutus, et mulle tulevad sõbrad külla ja ma mängin vinüüle neile. Et kui mul, ma ei tea, sünnipäev ja ma mängin vinüüle, et see nagu lootus kadus väga ruttu ära, kui ma sain aru, et ma ei pane nagu Mastodoni ja Iron Maidenit nagu oma sünnipäeval taustaks mängima, et see nagu või Baronessi või midagi, see nagu lihtsalt ei ole seda tüüpi muusika, mida võib-olla sünnipäeval tavaliselt kuulatakse. Küll aga ma ei ole matnud lootust, et kunagi, kui sotsiaalne distantseerimine on kaugemal minevikus, kui ta on täna, minule veel kahjuks suuresti olevikus, ja inimesed jälle käivad rohkem läbi, et siis ma ikkagi kuskil oma ajusopis kannan lootust, et ma hakkan tegema nagu plaadi kuulamise nagu istumisi. Et ma kutsun nagu 1 või 2 inimest omale külla ja me paneme nagu plaadi mängima ja me istume ja me kuulame selle albumi algusest lõpuni läbi ja siis me räägime sellest. See on üks minu unistusi, mida ma tahaks saavutada. Selleks sobivad suurepäraselt need tüvialbumid, need nagu sisukad, olulised albumid, mida sa tahad lihtsalt nagu kuulata ja sa tahad seda kogemust ka teistega jagada, aga ma saan 100% aru, et see jagamine ei ole nagu peomeeleolus, vaid ma nagu loodan, et üks hetk ma saan ka seda teha, et ma saan sõpradega istuda ja kuulata neid albumeid ka nii. Et ma ikkagi kogun neid, aga see on kuskil mingi tagamõttega, et tuleb see päev kord, kui ma saan ka neid jagada tegelikult, sest mulle meeldib vinüül füüsilise objektina just
nimelt sellepärast, et mulle tundub, et seda füüsilist objekti on nagu nii lahe jagada teiste inimestega, et noh, linke on ka lahe jagada, aga see kuidagi tunne ei ole sama, see ei ole see, et ma nagu annan sulle lingi või nagu ma annan sulle plaadi kätte, et näe, loe, see on see, mida me praegu kuulame, vaata seda kaanepilti ja kõike sellega kaasnevat. Ma väga hea meelega tuleks ja kuulaks neid sinu tüvi albumeid mõnel kuulamisõhtul. See kõlab nagu miski, mida ma tahaksin teha. Kõlab väga hästi. Ma olen mõelnud, ma olen unistanud millestki sarnasest ja kui sa päriselt midagi sellist korraldaksid, siis see oleks väga-väga lahe asi, mida kogeda. Hea meelega kuulaksin su Iron Maideni albumeid, see oleks väga hea, mitte isegi ettekääne, vaid see oleks väga hea võimalus siis kuidagi teha end Iron Maideniga tuttavaks niimoodi, et ma saan sult ka küsimusi küsida, sest ma arvan, et ma ei tea mitte ühtegi Iron Maideni lugu näiteks, kuigi me oleme nii palju rääkinud Iron Maidenist. Kusjuures ma just minu meelest sellel aastal lõpuks või eelmise aasta lõpus, mul praegu ei ole meeles, aga üsna hiljuti ostsin endale Iron Maideni plaadi Brave New World, mis oli nende aasta 2000 album ja mis oli esimene plaat, mille Iron Maiden andis välja, kui mina neid kuulama olin hakanud. Ehk siis mina käisin esimest korda nende kontserdil 1999, see oli siis, kui nad tulid selles koosseisus kokku, nagu nad täna on, nende endine laulja tuli tagasi, nende kõige kuulsam laulja Bruce Dickinson, ja ma käisin nende kontserdil ja see oli esimene stuudioalbum, uus album, mille nad olid selles nii-öelda uues taas kokku tulnud kambana siis välja andnud ja see oli nüüd see hetk, kus ma mõtlesin, et huvitav, et ma ei ole üldse neid vanemaid Iron Maideni plaate ostnud, ma olen nüüd pärast seda, kui ma hakkasin vinüülidega tegelema, ma ostsin nende uusi albumeid vinüülidena, aga nüüd ma jällegi võtsin sellise teadliku otsuse üks päev, et see on üks plaat, see on nii oluline plaat mulle, et ma tahan seda omada ja võib-olla kunagi, kui keegi on nõus jagama minuga Iron Maideni fassinatsiooni, siis ma saan nagu seda plaati tutvustada samamoodi, nagu mina sellega tol ajal tutvusin, nii et ma arvan, et me oleme ühel lehel nende soovidega, mida me soovime plaatidega teha lihtsalt. Kahjuks tundub, et see ongi nagu jällegi siuke teadlik otsus, et nagu muusika eri kujudel siis või eri formaatidel on nagu oma funktsioon ja kuigi nagu ka mina esialgu nägin ainult seda nii-öelda seda kõige tõsisemat funktsiooni vinüülidel ja ostsin nagu justkui selle järgi, siis noh, nagu ka mina sain aru üks hetk, et see pole võib-olla kõige parem viis seda teha. Mul on väga palju kulunud aega selleks, et õppida kuulama rõõmsat muusikat või helget muusikat näiteks. Sest et minu jaoks üles kasvades ja teismeeas ja 20-ndates muusika oli alati ikkagi siuke nagu ma ei tea, selline nagu see viimane pesa kuidagi, kuhu end peita või kus end kuidagi soojendada ja lohutada ja nii edasi. Ja loomulikult oli siis nagu väga hea kuidagi kuulata muusikat, mis kuidagi peegeldas mulle vastu neid tundeid ja seisundeid, mis olid võib-olla liiga rasked või keerulised, et neid isegi oskaks sõnastada, aga mis kuidagi helidena siis kuidagi nagu leevendasid seda koormat või kuidagi tekitasid minust tunde, et see on midagi nagu, et seda saab kuidagi ka nagu, et see muusika aitas seda kõike nagu lahustada mu sees ja kuidagi tekitas minus mingisuguse turvatunde või siukse kodutunde maailmas. Aga noh, üles kasvades näiteks mu õde kuulas nagu väga sellist nagu, noh, meil oli siuke nagu hästi tüüpiline siuke nagu Dexter and Didi tüüpi nagu õe ja venna dünaamika nagu, et ma olin nagu see tusane nagu nohkar ja õde oli nagu see baleriin, kes nagu kepsles ringi ja nagu tegi
tegi krutskeid ja siis me nagu kraaklesime omavahel, on ju. Ja siis mu õde ütles mulle, et ma kuulan vaimuhaigete muusikat ja siis ma ei mäleta, mis ma talle nagu tema muusika kohta ütlesin, aga ma ei kiitnud seda heaks igal juhul, sest et noh, ta kuulas kõike, mis siis oli populaarne, nagu ma ei tea, et talle meeldis Britney Spears ja talle meeldis Spice Girls ja noh, et kõik süke jutumärkides kommertslik muusika, ma ei tea, mida see enam tänapäeval isegi tähendaks, on ju, aga ma olin nagu väga selle vastane ja kui ma nagu 20-ndates eluaastates näiteks lugesin muusikakriitikat ja nägin, et noh, melomaan nagu Tõnis Kahu näiteks, on ju, kuskil ajaleheveerul vahelduseks näiteks kiitis hoopis mõnda, ma ei tea, Britney Spearsi albumit, kuigi ta varem oli noh, midagi palju avangardsemat või alternatiivsemat võib-olla seal nagu kiitnud, et siis see tekitas minus mingisugust sükest nagu segadust, et oot, et kuidas saab kellegi kuidas saab kellegi muusikamaitse olla nagu nii laiali, et sinna mahub nagu mingi alternatiivrokk, mingisugune põrandaalune räpp ja ühtlasi ka miski, mida lastakse samal õhtul kuskil Hollywoodi klubis, on ju. Et kuidas seda kõike nagu nautida saab ja ma ütleks, et see minu jaoks on see samm edasi toimunud alles viimastel aastatel. Noh, ilmselt nagu seoses võib-olla isaks saamisega, ma olen olnud sunnitud näiteks nagu kuulama midagi, mis ei oleks nagu ainult nagu kuidagi nagu rusuv ja raske ja depressiivne, mis vastupidi paneks nagu jala tatsuma ka, on ju, et näiteks kui ma olen oma tütrega mänginud Just Dance'i, siis seal on nagu igasuguseid selliseid nagu tantsupõranda hitte, on ju, mis on lihtsalt nagu ajaga saanud mulle juba nii tuttavaks, et need juba, ma võin öelda, et juba meeldivad mulle ka. Ja siis see nagu kõik tuletaski mulle meelde sellist tõde, mis on tegelikult ju nii ilmselge, mida muusikasõbrad üle maailma on juba aegade algusest peale teadnud, et nagu sa ütlesid, et muusikal on erinevaid funktsioone ja on väga oluline, et oleks ka sellist muusikat, mis tõstaks meid üles, mis olekski kerge, mis olekski nagu reipaks tegev, rõõmsaks tegev, mis ei esitaks küsimusi, mis on nagu ankrud meil kaelas, on ju, et sa lihtsalt nagu tunned ennast veel halvemini nagu seda muusikat kuulates, kui sa enne pala algust nagu end tundsid. Et noh, veel hiljuti, kui sa rääkisid, et sa nagu tööle minnes, sul oli mingi periood, kus sa kuulasid Taylor Swifti, on ju, niimoodi jalutades, on ju, siis see tundus mulle nagu, et nagu ma ei saa aru Taylor Swiftist, nagu miks, mida seal on nagu, noh, ma nagu see ei tundunud mulle kuidagi nagu, noh, see on nagu halvustav mõte, et mida see Ivo sellest Taylor Swiftist kuulab, see oli pigem nagu mulle endale siuke küsimus, et mis sellest Taylor Swiftist siis on sellist, millest ma aru ei saa. Ja lõpuks, kui ma Inglismaale kolides seal umbes nagu ehitasin papist maja oma tütrele, on ju, ja panin taustaks Taylor Swifti Lover albumi mängima, siis ma järsku nagu hakkasin aru saama, et mida võib-olla sina oled seal nautinud juba nagu mõnda aega. Et ja see kõik toobki meid siia tänasesse hetke, millest ma end leian, kus ma saan aru, et tõepoolest nagu muusikast võib samamoodi saada nagu ka nagu halb harjumus või natuke nagu noh, nagu kõik muud halvad harjumused, mis inimesel võivad tekkida, ma ei tea, mingi suitsetamisharjumus, liigse alkoholi tarbimisharjumus, et sellest võib saada mingi teatav sihuke refleks tegelikult, et kui ma mõtlen endast kui raskemeelsest inimesest, siis minu sihuke esimene valik alati mingit playlisti tehes on ka panna sinna midagi raskemeelset, on ju, sest et see on see, mis ma olen või see on see, mida ma kuulan, see on see, mismoodi ma tahan, et muusika kõlaks, on ju. Aga selle kõige juures ma olen ikka nagu väga tugevalt alahinnanud seda, kuidas muusikat saab ka kasutada, seda saab doseerida ka palju teadlikumalt, näiteks kui ma tunnen end nagu niigi natuke nagu ma ei tea, nukrameelselt, et siis ma ei pea tingimata
kuulama Björgi uusimat albumit, kus ta räägib, kui halb lahkuminek tal oli oma elukaaslasest ja kuidas ta on nagu ribadeks tõmmatud hing, mis laperdab kuskil Islandi karges tuules. Et võib-olla ma võin kuulata näiteks hoopis Motowni parimaid hitte ja tunda, kuidas minu sees tõstab pead siuke mõnus soe groove ja ka see on osa elust, ka see on osa inimeseks olemisest, ühesõnaga, et rõõm ei ole banaalne ja helge ja rõõmsameelne muusika ei ole nii loll, kui ma teismelisena arvasin. Ja noh, mis teha, et ma alles hiljuti selle tõdemuseni jõudnud olen, aga hea uudis on see, et ma lõpuks ikkagi jõudsin selle tõdemuseni ja ma tunnen, et see on miski, mis nagu päriselt võimaldab mul teha natuke nagu tervislikumaid eluvalikuid, mis ei tähenda seda, et nüüd nagu sellel nagu nukrameelsel diskograafial ei oleks enam kohta mu elus, aga lihtsalt on tulnud juurde nagu üks lisadimensioon, üks lisamõõde, nii et ma ise tunnen, et mu muusika maitse on laienenud ja see on hea, et midagi, see pole tulnud millegi muu arvelt. Ja ausalt öeldes, ega see ongi nagu erinevate funktsioonide täitmiseks, või ütleme siis ka niipidi, et erinevate lugude jutustamiseks on vaja erinevaid žanreid ja vahel nagu mõne loo jutustamiseks nagu sobivad tõesti nagu ka väga vastandlikud žanrid. Näiteks ma ei ole enam väga suur Manovari fänn, aga kunagi teismelisena ma kuulasin väga palju nende väga siukseid, mis eestikeelne vaste võiks olla sõnale cringy. Nende väga cringe'i lugusid. Ja ma ütleks, et näiteks Taylor Swifti lugu Shake It Off on väga sarnane Manovari Metal Warriors loole, mis mõlemad nagu põhimõtteliselt nagu annavad sõnumi, et nagu need, kes nagu heitivad või need, kes nagu tahavad sind maha teha, sellepärast mida sina armastad, ei ole nagu väga väärt, eks ole, et ära lase neid inimesi siis endale nii ligi, kui nad sind nagu maha teevad. Et nagu see lugu või see alus nagu on sama, aga lähenemine nende kahe puhul on väga erinev ja vahel on vaja ühte, vahel on vaja teist ja näiteks minul oli väga selge see, et miks ma Taylor Swifti kuulasin, ma tundsin ennast stressis. See oli mõjutatud teiste inimeste puhul ja väga hea oli kuulata, kui keegi laulis mulle rõõmsameelselt, et hei, sa ei pea selle pärast muret tundma. Et funktsioon väga edukalt täidetud, ma ütleks. Jaa. Taylor Swifti Lover jäi mul tookord poodi, aga ma natuke kibelen, et seda ikkagi ka ära tuues, need olid veel sellised mõnusad värvilised vinüülid. Vist üks oli helesinine ja teine oli, ma ei tea, roosa või midagi niisugust. Mulle väga meeldib, et plaatidel on erinevad värvid, see on ka miski, mis ikkagi nagu läks täiesti kaotsi CD-dega. See oli teema siis, kui kassetid olid põhiline muusika, olid põhilised helikandjad, kõige levinumad helikandjad. Et siis oli äge, et sai eksperimenteerida värvidega ja see on nüüd vinüülidega tagasi tulnud, mis on hästi, hästi lahe. Ühesõnaga, naljakas on mõelda, et võib-olla see Motowni kogumik, mille ostmise puhul mul oli nagu suur kõhklus, et oot, mida ma praegu teen, sest see oli midagi nii ebatüüpilist minu puhul, see oli selline ebatüüpiline ost. Et see sama Motowni plaat või need plaadid, mis seal kaante vahel on, ma arvan, et ma olen neid nüüd juba, ma ei tea, 3 päeva jooksul kuulanud rohkem kui võib-olla seda Sigur Rossi Kveikuri albumit, mida ma nagu väga hindan, et ma selle sain. See näeb samamoodi väga uhke välja, seda on hea katsuda. See on väga selline nagu raske plaat, selline plaat, millega Sigur Ross läks natuke nagu tagasi oma selliste nagu raskete juurte juurde. Pärast seda, kui nad olid vahepeal seal päikselisel väljal kepsutanud
et kuidagi see tundus mulle nagu nii õige ja jällegi nagu sa ütled, sihuke tüvialbum nagu, et see meenutas mulle neid tüvialbumeid, mis mind Sigur Rossi juurde üldse omal ajal nagu tõid, aga seda Quake'urit ma ei tea, kas ma olen seda kuulanud üle 3 korra, ma kahtlen selles, ma arvan, et võib-olla ma olengi 3 korda kuulanud, samas kui seda Motowni plaati tahaks muud kui uuesti ja uuesti ja uuesti kuulata, sest et tegelikult ma tahan tunda end hästi ja ma tahan olla nagu pigem rõõmsameelne suurem osa ajast. Ja jällegi see võib kõlada umbes niimoodi nagu, et ma nüüd kuidagi laidan maha Sigur Rossi loomingu või kuidagi olen ümber hinnanud nende koha oma elus või midagi sellist, mitte midagi sellist. Ma arvan, et ka seda rasket Quake'uri albumit kuulates ma olen end alati tundnud hästi, aga see on siuke teistmoodi hästi tundnud, see on nagu omamoodi siuke nagu, et ma arvan, et inimene peab rahu tegema kõikide oma tunnete ja seisunditega, kõik, mis inimeses esile kerkib, on osa temast ja ühesõnaga nagu me kõik oleme mingil määral siuksel nagu aktsepteerimise teekonnal, eks ole, et me kuidagi nagu aina rohkem õpime tundma, me õpime olema nagu omas kehas kodus kuidagi või kuidagi me õpime kuidagi nagu leppima sellega, kes me oleme, kus me oleme, kuidas me oleme. Ja selle protsessi käigus kuidagi katsume liikuda ka mingisuguse parema mina suunas või mingi parema elu suunas. Ja selle kõige juurde käib ka loomulikult inimeseks olemise hämaram pool, mida avabki ja kuidagi peegeldabki meile vastu selline nagu raskem ja tumedam kunst ja sellepärast ongi sellel oma koht. Seda kõike on vaja võtta omaks ja sellesse on vaja süveneda teatud hetkedel kindlasti, sest kui seda mitte teha, siis see kõik koguneb kuskile ja võib mõjuda hoopis traumeerivamalt mingil hetkel, kui see kõik kuskil, ma ei tea, kaane pealt lööb järsku ja kuidagi matab meid enda alla. Aga kui vähegi saab nagu valida helgust, siis mulle tundub see nüüd nagu väga huvitav valik. Sest et see ei ole nagu see ei oleks muidu mu esimene valik. Ja sellepärast on väga huvitav. Ma ütleks nii palju, et vaata see kuidagi tundub nagu püha teotus või mida iganes, et nagu sa mainisid, et sa ei taha kuidagi siin juures nagu Sigur Rossi maha teha, aga nagu funktsioonist lähtuvalt või väga vabalt Sigur Rossi maha teha või Iron Maidenit maha teha, kui sa otsid näiteks head pulma-albumit, mida ma külalistele tantsimiseks mängida ja siin juures mõtlen, et ei ole paremat valikut kui Motowni klassika. Kogenud pulmadiskorina, olles seda tööd 1 korra teinud. täiesti suurepärane või kindlasti ütleme kordi või suurusjärke parem valik kui näiteks Sigur Rossi plaat. Et nagu kõik sõltub nagu sellest, mida sa tahad saavutada ja lõpptulemusena ka kõikides nendes funktsioonides ja kõikides nendes nii-öelda soovitud nagu lähenemistes, siis on piisavalt palju variatsioone, et teha valikuid, et mis sulle meeldib ja mis ei meeldi ja mis on parem ja mis on halvem, et selles suhtes, et ka Motownis oli väga ägedaid lugusid ja vähem ägedaid lugusid ja ma ei tea, New Age'is ja post-rockis on väga häid plaate ja vähem häid plaate ja nii edasi, et lõpptulemusena hea muusika on hea muusika ja mida laiemalt sa suudad nautida head muusikat, seda toredami on, sellepärast, et su valik head muusikat on ju palju laiem. Ma vahel olen ka nüüd nagu kommenteerinud väljas kõndides muusikat niimoodi pigem, et ma nagu ei ütle, et mingi stiil on mulle täiesti vastuvõetamatu. Aga et ma ei oska seda nagu hinnata täna või näiteks kui ma kõnnin tänaval ja keegi mängib oma sellest Bluetooth kõlarist näiteks mingit hard bassi,
siis ma nagu vahel ütlen oma elukaaslasele Evale, et ma nagu ei saa aru sellest muusikast, ma ei oskaks seda nautida, et ma ei oska ette kujutada seda konteksti, kus ma seda naudiksin. Aga samas, kui ma võtan näiteks ansambli Little Big, kes ka hardbassi elemente oma muusikasse nagu seob, siis see on vahel väga nauditav, nii et kõik on võimalik. Jaa, see kõik seondub minu jaoks selle tõdemusega, mis ma olen nagu kirjanduses juba varem enda jaoks leidnud, et kergust on raskem saavutada kui raskust. See on muidugi paljuski ka inimtüübis kinni ja loomulikult mõned inimesed on raskemeelsemad kui teised ja mõned inimesed on loomult juba rõõmsameelsemad kui teised. Aga suuresti on siin ikkagi küsimus ka igaühe isiklikes valikutes. Ja näiteks kirjutades ma olen aru saanud, et vaata, kui ma kirjutan, siis ma olen üksi. Ja kui ma olen üksi, siis ma ei ole väga nagu mingi naljahammas enam, sest et siis ma süvenen mingitesse oma mõtetesse ja kirjutan lugusid nii, nagu sel hetkel tundub õige ja kuna üksi olles mul ei ole mingit erilist nagu naljatuju, siis ma pigem kipun olema nagu raskemeelsem kirjanik. Aga selle kõige juures ma olen aru saanud, et see võib olla üks, et minu puhul näiteks võib tihti olla kergema vastupanu teed minek, kui ma jälle lähen kuskile nagu hämarusse, kaugele hämarusse ära, sest et see on mõnes mõttes minu siuke nagu default mode, see on minu siuke nagu põhiolek. Ja kui ma mõtlen sellele, et millised saavutused kirjanduses on mulle nagu erilist muljet avaldanud, siis tegelikult nagu erilise imetlusega ma vaatan kirjanikke, kes on suutnud nagu millestki väga raskest välja võluda ka midagi elujaatavat või midagi, mis annab nagu jõudu edasi minna, mis nagu mõnes mõttes nagu, mis ei tee allahindlusi raskuse koha pealt, mis ei kuidagi ei pisenda, ma ei tea, elus kerkivaid probleeme, ei labasta kuidagi tegelaste kannatusi, vaid vastupidi kuidagi esitab neid väga nagu tõetruult ja kuidagi nagu detailselt ja nii edasi, aga mis selle juures kuidagi näitab ka võimalust, kuidas sellest kõigest nagu välja tulla. Ehk siis, et jällegi ma ikka ja jälle pean jõudma tagasi Chuck Palahniukini, kes nagu avas minu jaoks on ju kirjanduse väravad, et mida aeg edasi, seda selgemini ma saan aru, et kui väga ta on nagu põhimõtteliselt kirjutanud lugusid niimoodi, et ükskõik kui rängad need ka ei oleks ja tema puhul need on sageli väga-väga rängad, peab seal ikkagi olema ka mingisugune pääsetee peidus või seal peab olema midagi, mis annab lugejale jõudu edasi minna. Ja väga paljud kirjanikud nagu sülitavad täiesti sellise mõtte peale isegi, sest et see tundub nagu juba ette lihtsalt siuke nagu kasutu ettekirjutus mõnes mõttes või kuidagi, et mida ma siin nagu, et ma ei hakka kellelegi mingit võlts lootust pakkuma, eks ole, aga ma mõtlen, et kunst seisnebki selles, et kuidas sa suudad leida üles lootuse nii, et see ei oleks võlts, et see ei ole kuidagi nagu põlve otsast nagu lihtsalt nagu pandud sinna selleks, et oleks natuke nagu lootuskiirekest kah seal nagu lõpus paistmas. Et samamoodi mulle tundub nagu, ja Kurt Vonnegut näiteks on kirjanik, kes siuke väga hea näide, eks ole, kes on ka nagu jutustanud väga siukseid nagu ränkasid ja traagilisi lugusid, aga on sinna sisse pununud nagu nii palju sellist nagu absurdi huumorit, et see kõik muutub nagu väga palju nagu rikkalikumaks ja nagu huvitavamaks, kui võib-olla mõne teise kirjaniku käes see lugu oleks olnud, et mõni teine kirjanik oleks lihtsalt kirjutanud nagu tragöödia otsa. Et muusikaga on sarnane lugu, et kuidagi,
et kui ma varem kirtsutasin nina näiteks Lady Gaga peale, siis nüüd selle Chromatica albumi puhul ma olen ikka nagu väga kõrgelt hakanud hindama tema nagu muusikalist talenti, tema lauluhäält. Kui Chromatica nagu pealiskaudsel kuulamisel tundub nagu täitsa siuke nagu suvaline tantsumuusika album, kus nagu lood isegi justkui nagu ei eristuks omavahel eriti ja noh, et isegi ei ole nagu otseselt aru saada, et tegu oleks nüüd nagu väga mingi 2020 soundiga. Üldsegi mitte 95 aasta sound, ma ütleks. see album kõlab nii, nagu see album oleks võinud tulla välja aastal 95, sul on täiesti õigus, ma oleks võinud seda kuulata Elvas mingil peol, kasseti peal. Ja siis seda hukka mõista. Et jaa, täielikult. Et siis nüüd kuidagi kuulates ka laulu sõnu ja kuidagi üleüldse nagu mõeldes sellele, et keegi on teinud nagu otsuse väljendada oma nagu raskeid tundeid hoopis sellises formaadis, sest need lood ei ole kõik nagu ainult sellest, et ma tantsin, mul on hea olla. et nad räägivad nagu täpselt sama rasketest teemadest nagu, ma ei tea, Radioheadi viimane album, või Björgi viimane album, aga noh, see lihtsalt teeb seda mingis teises formaadis, see on muutnud raskuse kerguseks. Ja see on väga huvitav, see on eriline oskus ja ma olen õppinud seda hindama. Sa tegid sellist märki, et nüüd on aeg kellelgi nagu pea maha võtta. Ma üritasin kuidagi vihjata ilma selle jutuks toomata, et me peame hakkama otsi kokku tõmbama peaasjalikult sellepärast, et mul on akut umbes 5 või 6% taaskord järel. Ma ei tea, mida selle Apple'i süsteemiga. Ma pean ikka selle kalli kaabli ostma, mis võimaldab korraga kõrvaklappe kasutada ja laadida. Või siis ma pean veel kallimalt ostma need juhtmete kõrvaklapid. Jaa, osta kalleid asju ja su saated saavad olla pikemad. Noh, siis... Aga ma sain öeldud kõik, mis ma tahtsin öelda. Väga hea, mul on hea meel. Ootame siis, millal tuleb võimalus teha üksteise juures kuulamisõhtuid ja üksteist oma tüviplaatidega avardada, aga senikaua mängime sõpradele Motowni ja Lady Gagat.